ตาเกินเข้าพักนักโซ่ไม่ต้องเลิฟเอาไปลงคงไปช้ำทุกเซิร์ฟกินน้ำหอมกับพวกแก้ววิ่งกูจะลง Nad viskavad selle prügi õhtuks tänavale. Kuule, aga meie kohvrid. Kunagi meenutame seda päeva, kuidas me passisime selles kuumas koridoris. Meie seiklustaim on võisida meile meeldib. Söögid ja need tujuvad, seda teeksime me pöögid. Jõudsime, et kohe. Me märkasime, et siin on inimesed seisavad telefonidega 19.36 ilmselt. ja filmivad No nii, keegi sai midagi. reklaami. Meie ei saanud. Ja siis küsisime ja siis me ei saanudki täpselt aru. No sünnipäev. Me mõtlesime, et kas mingi sünnipäeva tervistus või? Ei ole. Midagi. Ja me mõtlesime, me siis filmime ka, noh. Ei, ta ei filmi, ta on valmis. Ta on valmis filmima. K-pop. K-pop on mingi bänd ju. Ei, K-pop on muusikastiil. 5 hours later. Ma näitan siis teile seda kaubanduskeskust. Imeliselt ilus. Ja me jõudsime Siimaga järeldusele, et palmipuu nägemine on inimõigus. Õue tulles mitte riidesse toppimine on inimõigus. Ma ju kujutasime ette, et mõtle, kui siin oleks inimesed mingi mütsid, sallid, joped on kaenlas. Sees oli palav, nüüd õues on külm. Neid tuleb siia nagu juurde. Äkki nad ootavad pokena. Aga äkki neil öeldi seda ajavahemik, et täna enne südaööd, kuhu on veel 4 tundi ja 20 minutit aega. Tuleme varsti tagasi, siis vaatame. Ükskõik. Oota, K-pop, üks K-pop. Aga nad ei filmi. Listen to Jenny Ruby. See on mingi mäng neil või? Noh, läbi sai ju. Ei saa. See pole mingi mäng, meil on videoäpid lahti. Ei. Need lähevad ka ära. Joobusite, jah? Nüüd nemad võtsid selle parema spoti endale see. Ja ühed tulevad juurde. Oota, rääkida. Et see... He's a K-pop. Yes, he is a K-pop boy band. Okay, boy band. NCT Dream. Yes. Okay. Thank you. Take video. Okay. K-pop band Dream. Meid ei huvita ka need. Lämme siis. Meid ei huvita. Aga noh, nad magasid maha selle, mina nägin, oli mingi K-popiga. Emme, ma räägin sulle ühte asja. Jah, ma räägin sulle ühte asja. See oli mingi, näiteks filmide nimesid asju. Aga seda rohkem ma pole näinud. Aga siiani me oleme alati käinud nagu sealpool seda rongipeatust. Aga tegelikult sealpool rongipeatust. Meil on rongijaama on ka mingid kaubanduskeskused ja särgid, et kui kell on juba veits hilime, me ikkagi lähme korra piilume. Delisal on eesmärk, võin öelda või? Delisal on eesmärk leida saada omale Bangkokist kõrge tallaga tossud näiteks. Kuigi ma ükskord nägin, et need olid nii kõrges tallas. Olen bändi juures. Saadame Siimu bändi juurde ja siis lähme meie vetsu otsime. Ma kõdistan seda trommalit selle taga. Väga oleks hea mõelda. Läheme. Üks asi veel, mis ma olen siin Aasia
Malaisias olles nüüd märganud, tegelikult juba ammu ja korduvalt, on see, et mingisugused pildistamiskohad on teema. Et sa lähed sellisesse, ma isegi ei tea, mis seal tehakse. Põhimõtteliselt ilmselt seal on see fotoautomaat ja saad seal lasta pilte teha. Jah, vaata, nüüd sisse piirudes siin on sellised putkad nii-öelda, kus sa saad automaadil lasta endast pilti teha ja siis siin on aksessuaarid. Seal nad siis pildistavad putkades, vahepeal sättivad ennast peegli ees. Et selline asi on nii Vietnamis kui Tais tegelikult ma olen märganud, et on teema. See võrgustik ja rägastik siin on tegelikult täiesti kuumaamatu. Nagu, jaa, aga lihtsalt nii suur ja läheb ja tuleb nagu hästi suur. Kus sa võid see kõike jõuda, nagu lihtsalt lähed ühest poolest teise ja sul on lõpmatuseni võid siin käia, liikuda nii paremale vasakule kui üles alla, et siin on nagu täielik selline mitmetasandiline kobar. Fifi, kuidas sinu elud? Fifi on täna sünnipäev. Appi, kus ma ei oska arvutit kasutada. Fifi sünnipäeval laps. Rollerpappi. Ma tean selle nime. Juba kirjutavad. Fifi, kas sinu hambad haisavad kalamari järgi? Või hoisuvad krõbinate järgi? Fifi. Ei ole. Fifi. Need kohale ütlevad Fifi. Sa tegid täpselt nende häda järgi. Fifi. Jah. Ma olen seda pool aastat pidanud kuulma. Ma ütlesin, et Fifi. Joo. Neid huvitab see nimi. Mis ta nimi on? Nii hea, mul on oma baarman. Nii ja mida teile? Tähendab, te võiksite neid pähklikesi panna siia kausikesse seniks, kuni ma ootan, et mul oleks midagi snäkkida. Mina käisin ise paari leti taga ja võtsin maha. Ja siis üks refill ka palun. Sama, mis alati. Külmikust välja. Külmikust välja võtsin ise ja võtsin enda mulli tee. No võt siis. Jaa, mangot ikka saama. Niimoodi meil siin siis on. Paari hänge. Liisa rääkis, et ta hullult igatseb kiikumist. Ma arvan, et ma tegin seda viimati lasteaial või millagi. Nii, Fifi, sinu sünnipäev. Mänguväljakul. Kas te nägite Fifi sünnipäevakingitus ka vist juba? Poes. Fifi sünnipäevakingitus on nüüd kasutuses. Jaa, see on tagapoti õige. Fifi, vaadake Fifit. Fifi laseb liugusid. Või see on nii mõjuski. On jah? Aga no ütleme nii, et hea on koera jalutada muru peal ja isegi natukene lahtiselt ja et seal saartel ja Huainnis ka, kui me olime kuskil korteris, mitte hotellialal, et saartel ma ikkagi muretsesin nende tohutute hordide lahtiste suurte koerte pärast, et siin on neid kõvasti vähem ja praegu me oleme hotelliala peal üldsegi. Jaa, see on jumala hea park, nagu ma eile rääkisin juba. 11 miljonit inimest, aga me oleme kuskil looduspargis. Kalatuidub. Kalatuidub. Praegu oleks hea püüda, hüppaks sisse ja Saatsid täppa. sushi. Aga me sushit juba sõime, nii et need kalad jäävad elama. Niimoodi ei ole jah näinud magavaid kalu nagu... Ei ole jah, seisavad koha peal. Jumal lahe. Kell on 3:12. Ma tean, mul on lemmik uus hobi nüüd. No. Vaadata prügist rotta. Aga ma siis tead seda, et Kõnnipunn. Bangkoki tänaval suhteliselt vilgas elu käib.
pühapäeva õhtul 3:12. ja tõesti väga aktiivsed on Bangkokis õhtuti ka rotid ja prussakad. ja kui ma isegi Vietnamis ja ma ei tea, varem olin nendega juba harjunud, Vietnamis oli ka väga palju rotte, siis siin mul on jälle nagu mingi appi. Aga tegelikult Tais ei ole näinud. Jah, Palju. ei ole jah, mujal Tais ei ole üldse näinud ja sellepärast mul ongi praegu jälle nii harjumatu näha, et kuskil keegi liigub. Seal Tenerifel olid ka ju need kupad. jah, kukaratšad ehk siis prussakad, jah. aga üks asi, mis mul seoses Vietnamiga jäi nagu kripeldama või siis selle informatsiooniga, mida Vietnami kohta räägitakse, et üks eestlane ka sel ajal just oli Vietnamis, kui meie olime seal ja tegi sellest ka postituse ja kirjutas, et igal pool oli prügi ja jälle prügi ja jälle prügi. aga ma ei tea, meie ei näinud Vietnamis, et tõesti, sellest paljudele jääb siuke mulje, et nad lihtsalt lagastavad tuimalt suvalt, viskavad prügi maha ja kõik prügi vedeleb. Tegelikult ei ole niimoodi, vaid täpselt seesama teema, mida te näete siin praegu. Nad viskavad selle prügi õhtuks tänavale ja tõesti siin on see prügi nagu kottides. Nagu hamster. Rotipaus, roti suumipaus. Väga nunnad on nad. Et siin on see prügi niimoodi kottides, tõesti. Ma ei saa rääkida. Jaa, muidugi on. Ta on tegelikult päris armas. Jaa, ta on tegelikult päris nunn, ma olen nõus. Aga et mulle ei meeldi lihtsalt, et nad on mustad. Nad ei näe välja mustad, aga nad on, ma tean, et vaata prügikastid elavad seal. Aga neile meeldib. Kiirelt ka. OMG. Okei, võib-olla siit kõige suuremate prügikottide juures peaks siiski eemale minema. Aga point on selles, et prügi pannaksegi niimoodi tänavale ja hommikuks on see läinud. Just. Aga ta nüüd asja öelda. Meil ei ole prügikaste. Ta nüüd asja öelda. Et tegelikult need rotid ei tee seal midagi. Nad kardavad sind. Ja. Kui nad jooksevad sinu poole, siis nad tegelikult tahavad mööda tulla. See üks oli nii armas, näris seal oma mingi juustotükki. Jaa. No ma olen nõus, jah. Ma lihtsalt ehmatan, kui nad liigutavad Nad järgi. liiguvad hästi kiiresti, jah. Jaa. Aga ühesõnaga jah, et prügi pannakse õhtuks tänavale ja kui sa satud õhtul jalutama, siis sa vaatadki, oh my god, kõik on prügi täis. Ja Vietnamis nad ei kasutanud nii korralikult prügikotte, nagu siin oli, vaid nad panid nagu lahtisemalt. Aga ikkagi hommikuks oli kõik ära koristatud ja mul jäi see nagu kripeldama, et kui keegi räägib, et tohutult on prügi maas igal pool, sest järelikult sa jalutad õhtul ja sa ei tea, et see käibki nii ja see koristatakse hommikuks ära, et tegelikult ei ole Vietnam mingisugune prügimaa. Kuskil Vietnami kosmeetika apteegi mingisuguses ilutoodete, ma ei tea, mis mingis poes näitasime, kuidas müüdi läätsesid, kontaktläätsesid. Need on siis need, mis sa prillide asemel kasutad otse silma sees tugevusega. Ja nüüd 7-Elevenist sa saad omal osta tugevusega või värvidega läätsesid. Ja prille ka. See on täiesti ulme. Ja Miks ei pea? 7-Elevenis on kõike lihtsalt. Ma küsin, miks ei pea? Ei, no ma võin ka küsida, miks ei peaks, aga lihtsalt me oleme olnud reisidel, kus me ajame mingit retsepti ja mingit tont teab mida taga selleks, et saada läätsesid või läätsevedelit. Ja siis mõnes muus riigis sa tuled 7-Elevenisse keset ööd ja ostad omale uued läätsed. Noh, muidugi, miks ei võiks igal pool meie olla? Ma mäletan jah, kuskil Mehhikos. USAs ka. USAs ka ja sinu mingisuguse selle silmaarsti pidime üles äratama, et saadaks inglise keelse retsepti. Ja. Me saaks osta läätsevedelit, mis on mingi tavaline vesi. Ja siis läätsesid tegelikult oli vaja ja siis USAs neid läätsesid müüsid nagu väga vähesed poed. Enamikus oli see, et sa pidid ette tellima mingi X pika aja ja siis mingist ühest poest lõpuks saime nagu kohe kätte need läätsed. Ja nemad on ka siuksed 7-Eleveni lähedal elavad tänava inimesed.
vähemalt teevad süüa ka. Nad oskavad kõik süüa teha. Tais, kõik oskavad süüa teha, jah. Et kui sa oled kodutu, siis sa süüa ikka oskad teha. Ägev. Jaa, ma mõtlesin, et siin kodutuid ei ole siin riigis. Ma ei tea, kas me oleme varem näinud, ma ei mäleta enam ühesõnaga, nii kaua seal saartel ka oldud. Et eks siin ikka on, aga nagu mida siin ei paista nagu kuskilt otsast olevat, ongi söögipuudust nagu ükskõik, mis finantsilises seisus sa oled, söönuks saavad kõik ja süüa on palju. Ja kohtaol ka, kui me seal ühes kohvikohas rääkisime juttu ühe poisiga, kes seal töötas, mingi 20-aastane, kes seal töötab, kohalik, siis ta ütles ka, et kui nad söövad mingit a la hamburgerit või sellist läänetoitu nii-öelda, no sellist läänetoit on ka head ja maitsekad, aga ühesõnaga sellist rasvast, hamburger, friikartul, ma ei tea, mingi fritüüril kananagis või no, ta hakkas korisema räigelt. Mis iganes. Et siis nad ei tunne, nagu nad oleksid söönud, sellepärast, et nad tahavad neid tai maitseid. Nad ei tunne, nagu ta oleks täidetud. Ja ma täiega mõistan seda. Ja siis, kui ta sööb mingisuguse tai toidu ära, seal on kõik need nüansid, asjad, elamused, vürtsid. Siis ta on nagu, ma olen nagu full, mitte full nagu lihtsalt kvantiteedi mõttes, ruumilises mõttes, vaid nagu full, nagu ikkagi rikkaliku toidu mõttes. Et mul oli täna see tunne, kui me sõime seda sushit, et me ei ole täna tai toitu söönud, siis mul oli selline mõte, et nagu midagi on puudu. Aga samas kõht tühjaks ei jäänud. Aga nüüd on kõht tühi. Otsime nuudleid. Aga jah, ma ei tea jah, mida me Eestis hakkame tegema, et nagu siin ongi iga söögikord on tegelikult nii maitsekas, nii täidlane. Meil on ka head toidud. Eestis on väga head toidud. Ei, muidugi on head toidud ja lihtsalt hoopis teised maitsed. Ja. Lähme nüüd Suvarna-Buumi lennujaama. Küll mitte lennuki peale täna. Lennuk läheb üle homme. Yes. Where are you going? Somewhere else? Oh, I talk for you. Talk for you. Ta pakub, et ta räägib. Et näitas, et hästi kaua on aega taksoni lõpetavale järgmist sõitu, siis kui siin mõtles, et takso on kohal ja siis läks meil veits kiireks üleval. Ta oli siin. Ma nägin, et ta ütles, et ei tohi parkida. Emme, ma nüüd ei tunne, et tassu tõesti väikse. Suvarna-Buumis meil on vaja saada Fifile reisipaber. Me tohime temaga minna üle homme Euroopasse tagasi. Roosa takso. Kapanka. Thank you. Aga me ei lähe taksoga tervet teed lennujaama, vaid me läheme rongi peatusesse ja siis... Pane ikkagi nüüd kuskil enne. Ja siis läheme rongiga lennujaama. Rongiga me ei olegi kunagi sinna lennujaama läinud varem. Vaadake, kus siin on. Räige rahvas. Räige rahvas, kõik tahavad lennujaama minna siit rongiga. Ma arvan, et täna valestavad. Ei ole, tu train sildid olid, jah? Ühtegi inimest pole. Ühtegi rongi ka pole. Tühjad liftid. Siin on rongijaamas on nagu totaalne tühjus. Oi. Muidugi, Mõtlesin, seal on see. vastassuuna veendis oli Euroopas juba. Ma mõtlesin, me oleme Kristiine keskuses. Nii vaikne. Appi, kui kiiresti see läheb. See ei lähe üldse kiiresti. Normaalsed. Ma arvan, et siit ei minda peale. Tu train on jah, City Line. Vaadake nüüd. See on nagu inimtühi. 11 miljonit. 11 miljonit. Aha, üks kullar on seal. Tema ka ei saa aru, kus ta on. Aga, rongi hääl on.
Airport Rail. Tuled, Elisa? Ja, nüüd me oleme päästnud. Hello, I'd like to go to airport. How many person? 3. One child. Oh, it's different. Okay. 500. 105 kolme peale ja üks on 35. Okay. Sama hind põhimõtteliselt, mis linnaliini rongil. Ma mõtlesin, et lennujaama asemes viib on ikkagi kallim. Palun. Väga kuum on siin. Mida? Hakkab filmida. Lendavat rongi. Pole lenda. Ai, siit ei tohi äärde minna. Kuri. Räme kiirrong. See ei ole kiirrong. See ei lenda ka. Express. Oo, nagu see Elron. Kurv, kohe jõuame lennujaama. Lähme vaikselt. Ma võin võtta wifi. Kuule, aga meie kohvrid. Need jäid sinna. Kus su kohver on? Võtame B-bussi. Mõtled küll, et sa asud ju lennujaamas, tuled lennujaama, lähed sinna kohta, aga me oleme siin juba kõndinud ja uurinud ja siis nüüd saime mingisuguse shuttle bussi juhise. Ja see viib meid Hoa Inni ja siis Pattaiast. Pattaia. Ja tegelikult nüüd on level 1, exit 3, siis võtame F-bussi, siis võtame B-bussi ja Friisu. I don't know. Ja teate, mis siis on? Siis meil on kõik dokumendid olemas, siis lähme ülehomme sinna. Üks paber on puudu, see, mis on vaja. Nagu ikka. Mis asi on puudu? Üks koerapabereid. Kõik on olemas. Eestis ka vajasime räigelt neid koerapabereid. Läksin nimetamisele. Kõik on olemas. Aga üks on puudu, mida neil vaja on. Neil neid teisi polnud. Vietnamist ajas tagu meile. Tahaks raha saada. Miljon. Mis ta küsis? Miljon kohalikku või? Ja 40 € andsime lennujaamas kohe. Nii, nüüd me oleme esimesel levelil. Ja lisaks me tahame juba ammu juua saada, nagu Ja. liiga jäänu on ja nagu... Kuule, vending machine'iga. Siin on... Naljakas asi. Väga. Ma hoian sulle. Sinu kord juua. Ei tea, siin võttis juba mingi issand. Ei no see on tavaline asi. Aga basseini vee maitsega. Ei, lähme võtame saupa eest pudeliga. Ja klooriga lihtsalt. Ja vaja leida exit 3. Ekit, väiksena võtsin ekit. Ja F bussi peale nüüd. Kas saavad need bussidest? Ja mina mõtlesin väiksena, et exit tähendab, et nagu exit. Eksid ära. Et sa exit, kui sa sinna lähed, et sa vale kohta exit. Väiksena ma mõtlen ikkagi 2 aastat tagasi. Aga mina olen seal kohe aru, et see tähendab seda, et välja pääsi. Aga väiksena ma ütlesin meeste WC kohta, meesede WC. Siis ma ütlesin veel, ma mäletan, et ütlesin pesumasisse. Ja ma ei tea,
peatub sinna. Ja kaardi peal on ikkagi näitab, et see koht on küll lennujaamas, aga 8 minutit autoga sõita. See loomade värgi koht. Et ma ei tea, me mõtlesime, me vaatame. Üks tee läheb. Kuhu see buss liigub. Praegu tundub, et on õige. Ja loodame, et me kuidagi saame ikka kohale. Enne kui see koht kinni läheb. Tundub, et see sattuv buss läheb meil selline täpselt maja ette, nii et pool kuud. Siukte paber aitab meid. In the hood. Väga. Hea, et ma ütlesin, et pane meile kirja. Ta ütles ühised, et minge sinna ja sinna. Siis ma ütlesin, et nägid seda paberit sealt laua peal. Ütlesin, et pane kirja, sest niikuinii meil läheb meelest ära. Mis värav, mis buss, mis toog. No tegelikult kõik FTV lähevad ja otsame malu. Aga jah, nipp teile ka, kui te küsite juhiseid, siis las panevad kirja teile paberile. Siis on pärast palju lihtsam. Päriselt ka. Ja siis saad järgmisena näidata seda paberit, kui sa oled eksinud. X-ray. Seal saab vaadata läbi austada. Päris maja ette ei viidud, aga näitasime kaarti ja näidati kõnni siia. Leidsime küll, täitsa nurga taga. Siin on kutšud reast. Ja ongi koridori täis kutšusid siin Rohkem ootamas. nurga taha ei saanud tulla. Päris huvitav. Huvitav koht. Nüüd on siin me peame nüüd ootama. Jah, siin on sõbrad, kõik tahavad reisile minna, Fiffi. Jaa, siin on sinu sõbrad. Kõik tahavad reisile minna. Oi, läheb nõnda. Kõik. No Vihvike, oled valmis või? Nii, kuidas teil läheb, siis ei passi. Sõber. Oli sõber ja... Päris kaua oleme oodanud. Fiffi on juba üle vaadatud ja paberid on antud, passid on võetud, täidetud on. Siis nüüd me midagi ootame. Midagi nad teevad seal ruumis päris kaua seoses nende paberitega või ma ei tea, mis see protseduur ette näeb. Aga printer on vist hästi aeglane. Üks sõna minutis või üks tähemärk minutis, ma arvan. Aga hästi panevad kinni, nii ega me kaua ikka jääb. Ja hästi kuum on siin, hästi palav on siin olla. Koeral ka läiva. Ja kunagi meenutame seda päeva, kuidas me passisime selles kuumas koridoris. Jah. Kui Eestis on külmas koridoris. Külmas Eestis meenutame, ei võtaks selle kuuma koridori praegu. Ma ei saanud aru, et selle kontori ukse taga siin on meeletult paljude inimestega kontor. Et see jah, loomade ekspordi osakond ikka töö käib, busin töö käib. Mina teadsin, et see on palju rahvast olema vaadatud. Aga saime paberid kätte ja ongi hästi. Ja ongi hästi. Nüüd meil on vaja lennujaama vist tagasi saada. Jõudsime! Tagasi lennujaama siis. Sinne me vaat jahe. Ja see oli juba väga. Eelmisel bussil oli lõpppeatus. Nüüd proovime uue bussiga õnne.
väga suur. 7 kilomeetrit. Viljandi linnale oleks ammu juba ring peale tehtud selle ajaga. Seal looma paberi ekspordi kohas pidime maksma 260 bahti. Ma uurisin ka natukene võimalusi, et kas ma saaksin seda teenustust, et keegi teine teeb selle protseduuri minu jaoks ära. Ja see firma, kes mind aitas Vietnamist Taisse, nad ütlesid, et jah, maksab 4500 bahti, aga ma ikkagi oleksin pidanud sinna koha peale tulema, siia samma lennujaama, sinna samma kohta minema koha peale. Seetõttu me seda ei võtnud. Võimalik, et natukene kiiremini oleks seal läinud, ei tea, aga jah, 4500 versus siis praegu läks siis 260. Kuhu sa käid? 5 bahti veel vaja. Siin on see mündi. Please wait. Nii võtta siis 3 dokumenti. Oota, ma ootan, kui Said on musta värvi, mis ta ise tahab. sinist. Päris pikad järjekorrad on. Ja siin on niimoodi, me juba tulles vaatasime, et kohe peale ei või minna. Meeskond käib enne üle, teeb natukene korda ja alles siis võib rongi peale minna. Ma ei ole kuskil mujal seda näinud. Ja huvitav fakt on ka see, et kui muudes, ma ei tea, no Euroopa linnades vähemalt on niimoodi, et see rong, mis toob lennujaama siin linnast, see ei ole tavaline linnaliini rong. See rong on alati kallim, kordades kallim, kui see linna vahel sõitev rong või metroo. Aga siin oli täpselt sama hinnaga see lennujaama rong, kui need rongipiletid, millega sa linna vahel sõidad. 3 peale läks meil 105 bahti. Eur pilet. Ja nüüd tagasi ka eur pilet lennujaama rongi.